mul on mingid rasked kontrolltööd või asjad tulemas, siis ta alati rahutab mind, kui ma hakkan nutma ja ma ei oska õppida. Ma hakkan teda toetama ka kõiges õppimises, kui ta hakkab päris koolis käima loomulikult, siis ta aitab mind ka koolitöödes. Hanna on eriline sellepärast, et ta on äge, ta on toetav, ta on ilus, ta on kogu aeg mind aidanud ja ta on mulle väga armas. No me vahepeal teeme niimoodi, et üks õpetab siis teist jalgpallis, et nagu oleme üksteise treenerid. Seepärast meil on nagu nii lõbus koos ja meile meeldib täiega koos olla. No Gregor näiteks ongi see, et kui ma olen suurem siis ja praegu ka, et ma saan talle rääkida mingitest asjadest, mida võib-olla kohe emale või isale ei räägiks esimese asjana. Ta on mul selline eakaaslane, ehk temaga on lahe. Kui eelnevalt kõik siis olidki ükshaaval, kuskil keegi tegi mingit oma asja, kes oli tööl, kes oli koolis. Aga nüüd nagu, kui sa oled Ruudi, siis tõi meid nagu kõiki nagu omavahel kokku rohkem. Et me tema pärast nagu pingutame ka ja näeme nagu vaeva. Ta pidigi nii-öelda meie perre tulema. See oli tema nagu eesmärk. Helena on eriline selle poolest, et tal on eriline stiil ja eriline muusikavalik. Et ta on minu arust ainuke inimene, kes võib minna rocki pealt üle klassilise muusika peale, keda ma tean. No mu venda kiusatakse, siis ma loomulikult tulen talle appi ja ma ei taha, et minu venda kiusatakse. Ja ma võin öelda, et ühel korral oli niimoodi, et me lisati sõber näiteks ütles midagi halvasti. Siis mu õde kohe kaitses mind. Ja sinu vastu ei tohi keegi halvasti öelda. Jah, ma ei pead jamama minu õega.